Ma printisin välja vaid ühe õppeaine materjalid ja kuidas sina suudaksid ka seda teha? Vaatame lähemalt. Kõige mahukam ja kõige tähtsam aine esimesel semestril on anatoomia ja füsioloogia. See ongi see üks aine, mida ma printisin välja. Vaatame, kui palju materjali selles aines on vaja läbi töötada. Need 3 raamatut. Biokeemiat oli ka selles aines, füsioloogia. Ja nüüd, see on nüüd kõik, mis on trükist tulnud, ehk siis neid ma ei ole pidanud välja printima, aga vaatame, kui palju ma välja printisin. Täpselt nii palju. Üks väike karbitäis materjali kogu semestri peale. Vaatame näiteks, millised konspektid mul olid. Siin on mul selline portfoolio taoline, kus on kõik joonised koos nimetustega. Need on internetis saadud joonised ja tegin ilusa sellise portfoolio endale. Nii. Ja täpselt nii palju on vaja, et minna eksamit tegema tegelikult. Siia kirjutasin ma ainult kõige tähtsamad ja panin pisipildid siia juurde. Kõik ilusasti. Ladina keeles, eesti keeles. Et jah, nii väike konspekt on vaja. Jälle üks portfoolio. Siin on nüüd kõik koljuosad. Ja siis ma tegin sellised kiired konspektid ka A3-le. See on hea teema haldamise jaoks, et kui palju teadmisi on vaja teada, mis teemad siin täpsemalt on. See on nagu raamatu sisukord, ainult et siis A3-le ja illustreerivalt ka ja enda teadmised veel juurde, mis vaja. Et siin on näiteks embrüoloogia. Nii. Ja ülejäänud on lihtsalt kaustadest välja võetud paberilehed, kus on siis tunnis kirjutatud konspektid, õpetaja antud informatsioon. Päris suur patakas. Miks just anatoomia ja füsioloogia? Sellepärast, et see aine on kõikide teiste ainete aluseks. See on kõige tähtsam aine ja sa pead tundma inimest tervikuna. Ja sa pead teadma ka inimesel kõige pisemaid luukesi, sidemekesi, ligamente, mida iganes. See on alusaine, punkt. Ja lisaks see aine lõpeb ka eksamiga, eks ta on hindeline aine. Saad näiteks A, suurepärane. Kusjuures anatoomias ja füsioloogias A saamine ei olegi väga keeruline. Sa pead lihtsalt järjepidevalt õppima seda. Tegema, nagu ma näitasin, sellised A3-i, tegema eraldi konspekti veel, kus on sisu tihedalt kõige olulisem vaid kirjas ja jooniseid ja veel kord jooniseid tudeerima. Ja selles aines ei saa eksamil kasutada materjale, mis tähendab seda, et see kõik tuleb pähe saada. Ja siis ongi hea paberi peal õppida seda, sest paberi peal haldab silm kuidagi teistmoodi kui digitaalset ekraani peal. Miks ma soovitan nii vähe kui võimalik välja printida, sest esiteks hoiame loodust. Ühest puust saab maksimaalselt kõige kvaliteetsemalt printeripaberit 2000 ühikut, 2000 lehekülge, vaid. Mõelge ise, seda on väga vähe. Ja paljudes ainetes on vaja vaid korraks neid paberilehti. Kohe selgitan juurde. Enne testi võtad need slaidid ja materjalid, sirvid need läbi, töötad läbi ja siis kui test on, siis saad uuesti kasutada neid materjale. Palju lihtsam on testi ajal trükkida otsitav sõna control findiga, kui hakata lappama paberi peal. Aga kuhu need kõik failid ära mahutada? Ma soovitan investeerida välisesse kõvakettasse. Kõik pane sinna peale ühte kohta ja siis, kui tulevikus tööle lähed või praktikale, siis sul on kohe kaasa võtta. Mina näiteks kasutan G-Drive'i, see on veekindel, see on põrutuskindel, siia käib kaabel, ühendad arvutiga ära ja kogu kraam on kindlalt kaasas. See mahutab 5 terabaiti näiteks, selline. Saab ka suuremaid osta. Nii et hoiame loodust ja mõtleme tulevikule.